tere kõigile! Me oleme täna järjekordselt Kuremaal koos kahe idioodiga, Keijo ja Mustlane. Ja meil on seal paet, minu kummipaet, mootor, asjad, särgid, värgid. Ja tänane plaan on see, et harpuunid, allvee kalastamine, kõik peale minu. Ma tegin endale tatoveeringu, ma ei saa vette minna. Kes ei ole näinud, siis mingi follow'iga mind Instagramis. Seal näete, milline mu tatoveering on. Anyway, need kaks lähevad vee alla. Mina püüan paadist ja proovime tabada siis kala või siis teisi sukeldujaid. Need kroksid sobivad väga hästi fashion nagu. 2020 by Wildlife Estonia. Mul on uued prillid, millega ma jalgrattaga sõidan. Ja mul on siin tähtsad asjad ja ma näen välja nagu debiilik, ma tean, aga asjad on valmis enam-vähem. Paet on valmis. Kohe lähme sõitma. Sa lähed mütsiga ujuma? Sa jätab prillid ka pähe endale või? Niuke vend oledki või? Vend läheb puhkusel, mingi kohver on kaasas. Ma olen lennukisse praegu. Kuradi World Traveler. World Traveler. Nii, oodake nüüd. Andke mulle asju. Oota, ma võtan ridvad alguses. Otse sinna suunas või? Kui me oleme paadist kuskil 100 meetrit, siis proovi gaas põhja panna. Eeter on kaasas, lase õhu puhastada eetrit, nitro, siis tõmbab tagaratastele nagu Vin Diesel seal. Ma panen kaamera kinni, muidu inimesed mõtlevad, et sa peast soe. Päästad viies. Täitsa tore on vee peal olla, kurat. Väga äge on. Kus su püstol on? Ma ei kujuta ette, mis teil on. Mul endal on täiega palav. Mul on ka suhe. Ja minu pneumaatiline püss, mis on tuttuus, esimest korda läheb vette, see kõrvik hakkab kasutama seda. Ja sellega lastakse täna nii palju kala, et sellega enam... Võid minema visata. Minema visata. See paneb raudselt, proovib kõveralt sisse virutada seda kuradi noolt ja ongi korras raisk. Periharpuun püss on siin minu GoProga. Siin on meil üks GoPro, see läheb talle pähe. Ma ilmatu palju ruumi on siin kummipaadis. Nii, nüüd ma peaks ütlema, et vist on vaba maa, vaba riik. Ära mind ära tapa. Nägemist. No eks sa mine, luba on antud. Ta ütles, et suhteliselt nähtavus on, kui te ei kuulnud. Ma vaatan seda, et tal see nöör jääb kuradi lestade külge kinni praegu. See on see, tal on jalad liiga üleval. See on see 8 milline see, või see 7 milline tähendab. Tal on liiga noh, vaata, kuidas jalad tõused üles, see segab. Reijo läheb seal, peri on taga. Filmime ennast ka, ma olen nagu mingi ekstra oss. Seal on juba hea nähtavus neil, väga hea. Mind huvitab muidugi see, et see poi jääb neid segama seepärast, et nad lähevad sinna roo sisse. Ujub perile sisse. Ujus külje pealt sisse, ta ei näinud lihtsalt. Meeletult ilus päev on täna. Ma ei viitsi kohe kala püüdma hakatagi. Peri ja Reijo mõlemad seal ühes samas kohas otsivad. Muidugi see ei ole just kõige targem, et nad kõrvuti seal on. Nad veel ei tea, et nad on kõrvuti, ma arvan. Ja nüüd Reijo nägi siis lõpuks. Ei tea, kui hästi teie näete neid. Kahte tegeles seal. Mõtlesime, et avame harpuuni hooaja. Ainuke probleem, mis on see, et mina debiilik, vabandage väga, mina natuke loll, tegin endale jala peale tatoveeringu, mina ei tohi vette minna, nii pea. Mina olen siis ainuke inimene, kes ei saa kahjuks nendega sukelduma minna. Enne siia tulekut avastasime, et oleme natukene nii-öelda seadust rikkunud. Iga kord, kui käid harpuuniga püüdmas, siis tuleb täita üks kalastuskaart, kus sa annad aru, et mis järve peal sa käisid püüdmas, mida sa said sealt järvelt ja nii edasi. Ja see oli siis asi, mida me kõik kolm olime unustanud teha ja pileteid ei saanud osta tänu sellele. Pilet.ee keskkonnas on see kõik tehtav. Tegime Pilet.ee keskkonnas selle kõik ilusti ära. Ja nüüd ei ole enam probleeme, ostsime piletid endale ja oleme siin ilusti veekogus. Jätke meelde, kui te kunagi saate minu jaoks ka uus asi, vaata, et
noh, see harpuunipüük eelmine aasta hakkasin alles harrastama, et jätke meelde, kui tulete harpuuniga püüdma, siis on kohustuslik täita see kalastuspilet nii-öelda või kalastuskaart, et mis kala sa said, kui palju said, kus said. Isegi kui said null kala, siis pead täitma. Ja meil see asi oligi, me saime 0 kala, me mõtlesime, et noh, et mis me siin nüüd jamame, et täidame ja nii edasi, aga tuleb täita. Nii et võtke meist eeskuju ja ärge ignoreerige seda andmete täitmisavaldust, vajadust. Sama asi on ka nakkevõrguga. Nakkevõrgu andmed ma täitsin ära, siis kui isaga käisime võrku panemas, pärast seda täitsime ära selle nakkevõrgu. Ei olnud probleemi. Põhimõtteliselt on nii, et Peri ja Reijo mõlemad on käinud siin varem harpuuniga püüdmas ja nad teavad, et noh, et see kala siin on ja nad on varem siit seda kala saanud. Egas midagi, paneme ka meie oma varustuse valmis, vaatame oma asjad üle. Kes näeb, siin on minu haugipüügilandid kõik ja mulle meeldib haugi püüda vähe suuremate lantidega. Mis mulle meeldib on salmo sliderid näiteks ja buster jergid ja niisugused loomad, baby jerk ja nii edasi. Näed, siin on meil suspending 0,5 kuni 2 meetrit. See on Westini jama isegi. Jah, okei, see on teine. Siin on Strike Pro land. Ja selle samaga ma olen kala saanud. Niisugune värvi kava landil mulle enam-vähem meeldibki, on üks mu lemmiklantidest niisuguse värviga. Natuke rohelist, natuke punast, niisuguseid taoliseid lante leiab erinevaid minu kalakarbis haugipüügiks. Samasugune Strike Pro lant nii-öelda, võt see on mu lemmik värvitoon. See värvitoon jookseb erinevate lantidega minu kalakarbist siis nii-öelda läbi. Midagi sellist ka siis. Ja enamus on Strike Pro landid. Strike Pro, kui te vaatate, sponsor mi, ma armastan teie lante. Nii, aga jah, näe, Baby Buster on selle landi nimi ja haugi on varem toonud, paneme selle otsa ja vaatame, mis elu ta siin järves elab. Asukoht ei ole hea. Praegu oleks selle paadiga eriti hea nagu kahe mehega olla, sellepärast, et üks, kes ankurdab ja teine, kes siis püüab, et mina saaksin püüda ala. See koht, kus ma praegu olen, tundub niisugune parem kalakoht siin. Teisedki kalamehed on suht lähedal. Küll aga teised on natukene kalda pool nii-öelda. Ehk siis meie tänane lootus on Peri ja Reijo. Nad lähevad hane reas. Ma ei saa aru, mis selle põhimõte on. Nad natuke hoinad Peri ees ja Reijo taga. Kui Peri ei näe, siis ei näe Reijo ju ka kala. Nii et what's the point? Väga mõnus. Esimene suveilm see aasta nagu. Suveilm, kus saab T-särgiga õues olla. Kui ma ausalt ütlen, mul on natuke palav isegi. See müts, pikad püksid. Täna võiks lühkadega isegi olla. Neid wooblereid ei pea kogu aeg kerima. Olen, mis woobler on. Osad vajuvad kiiresti põhja, et nendega on natuke raskem, aga osadega sa võidki nagu niimoodi natuke jõnksutada. Selle jaoks ongi näiteks tegelikult on eraldi ridvad. Ma vahepeal ainult nendega haugi püüdsingi. Jergi ritv on niisugused suured latakad jergi landid. Aga mina püüdsin nendega ja ühe enda kõige suurema haugi sain selle jergi landiga, jergi ridvaga. Igasuguseid asju olen proovinud tegelikult, olen proovinud lendõngega püüda, olen proovinud jergiga püüda. Lendõngega mulle väga ei meeldi, liiga palju energiat kulutad, vehitsed edasi tagasi nagu vaimuhaige. Ma nüüd natukene, ma tõmban mingi hoo sisse ja tõenäoliselt natuke trollin seda lanti enda taga. Osad teist on küsinud, miks ma ei trolli. Mulle ei meeldi väga need laisad kalapüügi versioonid nii-öelda. Ma hea meelega teen aktiivset püüki. Kuulge, te olete täis või? Katsuge nüüd olla seal. Kuulsin õigesti, aga Peri midagi rääkisid Reijoga seal ja ütles, et väidetavalt
kaamera lendas vist püssi küljest ära, aga ta hoiab käes seda. Muidugi tal see üks kinnituse koht oli küll väga halb, aga mind huvitab, et kuidas see kaamera pidi ära lendama. See on väga huvitav. Võib-olla ei olnud kinnitus liiga piisavalt kõvasti kinni keeratud äkki või. Mõtlesin, et vahetame lanti. Mul on siin niisugune üks huvitav lant, millega ma väga palju püüdnud ei ole. Inimesed on nagu kiitnud seda ja mis iganes välismaal püütakse sellega haugi, ma tean. Ma ei ole nüüd 1000% kindel, mis selle nimetus oli, aga vist oli spinnerbait äkki või. Niisugune imelik maltsahunnik. Väga omapärane näeb välja igastahes. Ja haugipüügil kasutatakse nii-öelda, ma tean. Sellega praegu ainuke miinus vist on see, et ma saan alla tuult seda visata. Ta on suhteliselt kerge asi. Mul on niisugune tunne, et selle landiga ei pea kogu aeg kerima, vaid nagu võid šuhka teha. Nii-öelda. Ossa raisk, need sukeldujad on siin samas. Ma ei tea, kas teie näete, aga ma nüüd ehmatasin ära korraks. Teised kalamehed on õnneks kuskil ära kadunud. Nüüd on vesi on minu päralt. Mina ei ole varem spinnerbaidiga kala saanud. Ja mul ei ole keegi tuttav ka sellega saanud. Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks sellega saanud. Aga pulli pärast võib ju proovida. Järgmisena proovime korraks ühte plekki. Mul on siin Daredevle lusikas. Ma ei tea, mida arvata spinnerbaidist. Kui sa, kes sa vaatad, oled püüdnud spinnerbaidiga ja oled saanud kala, siis võid meile teada anda sellest. Ma sõidan sulle otsa natukene, et sa teaksid vist. Ma kuulsin su juttu, et mingi GoPro lendas ära või? Ei, kaameral korras, aga kurat juba. Ta hoiab nii vähe kinni sealt, vaata. Et see röör viskas ta minema sealt. Ta oli natukene nõrgalt kinni ka siin. Ja võimalik, jah. No hüva, näeme pärast. Kui näed Reiot, ütle, et ta veel lehvitaks mulle ja ma tulen täidan ta akusid. Proovime Reioga ka ette saada korraks. Tule siia. Teeme sulle pitstop, vahetame su aku ära. Pere tuleb sul selja tagant, ära hirmu. Ära hirmu. No okei, eks ole. Me mehed. Kas sa saad? Sten! Oh, said või? Ilus poiss! Päris hea! 2-kilone. Väga hea! Nägid nagu kühvliga oleks etsulle ei saanud siia. Noh, kurat, mingi paar kilo on vist, jah? Viisakas poiss. Tere, härra! Andke kala! Kus kaamera on? Oh jumal, ma ehmatasin reis. Ma panin kuradi sumba sisse. Opa, ilus. Pirakas, jah? Täitsa kena niuke. Noh, ja sul ei ole midagi või? Ja siis sa möllisesid, et ta vaatab kõõrdi, jah? Ma annan talle hapniku vahepeal. Siin kõrgetes on nii tühjust kui tühjust täna. Nojah. Eks sa hõika, kui ka käe valgeks saad. Nii, ma lähen nüüd natuke edasi, ma panen endale ühe plekklandi otsa ja proovin seal pool kuskil natuke ilma kaamerata. Jõle raske on kõiki asju üksinda teha niimoodi, tahaks natuke püüda ka. Nii, ma sain ühe venna endale siia paati vahepeal ja tal on ikka veel 0 kala. Samas nagu mina. Kuuled või? Mida kala saad? Kuidas teil läheb? Mitu haikala olete saanud? Praegu enam ühtegi. Ma nägin siin kuskil kaks ilusat. Augi ainult või? Ja ainult augid. Ühtegi ahvenat, ühtegi mitte midagi muud ei ole. Ka ainult augi isendi. Ühes kohas ma nägin väikseid maimukesi. Ja seal, kus ma maime nägin, seal oli kohe 2 augi ka. Siin ei ole ühtegi väikest kala, see tähendab seda, et siin pole ühtegi suurt kala ka eriti. Aga see 2 augi, mul peaks olema mõlemad lindi peal. Saad aru, tead mis ühega oli või? Sihtisin otse pähe. Ja mul oli safety peale läinud. Ja saad aru? Mitte midagi, see peaks ilusti lindi peale olema, kala on täpselt nagu otse ees ja siis hakkasin safety't maha. Söös minema. Noh, nii seksikas. Viskame raisu üle parda tagasi. Mul on see märg raisk. Kapten on peal, võime minna. Oh, natuke veel.
veel, tõmba nüüd peale. Jesus Christ, nagu väike laps oleks. Võta need oma kossid eest ära, need vene omad. Aja. Ära mine ära. Sina näed siia. Vaata, mis see teeb siin. Proovib kõvaks ajada enda. Nüüd näpib mu noksi. Paet on peal. Pakime asju. Täitsa viisakas. Täitsa viisakas poiss tegelikult. Ilus poiss, ilus kala, jah. Aga okei, me lõpetame tänaseks. Lähme tagasi Eestimaale siit võõrast riigist, mille nimi on Kuremaa. Aga olge tublid, davai, tšau!